Tervist, hea huviline. Minu nimi on Roland Tõnisson. Olen teoloog, olen kirjanik, olen avaldanud teoseid juba ka varem ja minu koduleheküljelt saad sa näha seda, mis on siiamaani tehtud. Aga nüüd üks raamat, mis on mul valminud ja mis läheb peagi trükikotta Hooandi abiga, räägib keisrist, keiser Nikolaist, tema vanematest ja räägib keisrist kui inimesest, räägib temast kui pühakust, räägib keisrist kui patusest inimesest ja ekslikust inimesest, kes üritas omal ajal ja omas ajas juhtida suurt Vene riiki, mida sageli nimetatakse kui triivivaks laevaks, üritas teda juhtida nii, nagu tal see kõige paremini välja tuli, nii nagu ta oskas ja suutis. On tõsi, et keiser koos perekonnaga on kuulutatud pühakuks, on tõsi, et teda on sarjatud maa põhja, öeldes, et ta ei saanud mitte millegiga hakkama. Aga mitte miski, mis on seotud inimestega, ei või olla ideaalne. Ja tõde on kindlasti kusagil keskel. Selles raamatus, mille nimi on Mõrvatud keisri riigi varemetel, hea lugeja, seal võid sa näha ajastut sellisena, nagu ta oli kaasaegsete silmade läbi. Sa saad näha elulugusid, sa saad näha sündmusi kaasaegsete silmade läbi. Ja mina olen andnud selles raamatus sellise objektiivse pildi keiser Nikolaist, tema vanematest, ajastust, mis tõi keiser Nikolai troonile, ajastust, mis selle trooni temalt võttis. Edaspidi tuleb neid raamatuid Venemaa ajaloost veelgi, see on esimene osa ja räägib keisririigist ja sellest pärandist, mille pealt tegelikult Venemaa siiamaani suuresti ka elab. Tänu millele Venemaad nähakse positiivse kuvandina, kultuuririigina, sellisena, nagu ta on andnud maailma kultuurile ja kunstile väga palju. Venemaa on väga suur maa, seal leidub kõike seinast seinani. Ja kõigest sellest seinast seinani räägime me ka selles raamatus. Nii et hea lugeja, sul on võimalik hankida Hooandja kaudu endale eksemplar, teine või kolmaski, lugeda ise, kinkida sõbrale edasi ja vastavalt sinu panusele saadan ma sulle, hea lugeja, siis välja need raamatud, kus sa saad näha keisrite aega sellisena, nagu ta tegelikult oli. Tänan sind huvi eest ja soovin sulle häid lugemiselamusi.